Tere! Mul on hea meel, et oled tulnud kuulama LHV kodulaenu maikuu seminari. Ja täna on teemaks kodulaen KredExi käendusel. Et kellele see mõeldud on ja kuidas seda siis kasutada. Mina olen Kati Peremets ja olen LHV-s eraisikute finantseerimisosakonna kvaliteedijuht. Ja nagu ikka, siis meie seminari esitlusosa kestab suurusjärk tund aega ja lõpus jätame aega ka küsimusteks. Nii et kui esitluse käigus tekib küsimusi, siis julgesti võib need küsimused kohe üles kirjutada ja lõpus siis jõuame kindlasti, ma usun, kõikidele nendele koos vastused leida. Aga KredExi käenduse kui sellise mõiste tõenäoliselt võõras ei ole, kui on kokkupuude kodulaenuga olnud või mõte kodulaenu taodelda. Aga võib-olla siis lähme vaatame koos täpsemalt üle, et mis see endast siis täpsemalt kujutab ja kuidas see saab kodulaenu võtmisel abiks olla. Kodulaenu taotlema hakates kindlasti üks väga oluline nüanss laenu taotleja jaoks on see, et kuidas saada võimalikult väike omafinantseering. Ja KredExi käendus just sel juhul appi tulebki. Et kui 100% laenu pank ühe vara vastu kindlasti väljastada ei saa, siis minimaalse omafinantseeringuga 10% on võimalik kodulaenu taotleda KredEx käendusel. Ja olen siia esimesele slaidile KredExi kodulehelt toonud siis sellise selgituse, et mis juhul siis seda eluasemelaenu käendust kasutada saab. Et eluasemelaenu käendus on siis mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema siis elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks. Ehk siis kõikide nende mõtete juures on võimalik see KredEx kaasa võtta. Ja kui siis KredExi käendus kasutada, on võimalik saada laenu 10% omafinantseeringuga. Ja üks väike erand on seejuures ka, et me hakkame täpsemalt vaatama järgmistel slaididel ka neid KredExi käenduse sihtgruppe. Aga üks sihtgruppidest on lasterikas pere ja selle sihtrühma kuulumise korral on omafinantseering isegi lausa alates 5%. Nii et kui vähemalt 10% vähemalt 10% omafinantseeringut pluss KredExi käendus juurde on olemas, siis mingit lisatagatist ei olegi vaja laenule panna. Aga vaatame siis üle need sihtgrupid. Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid on noor spetsialist, noor pere, energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija, lasterikas pere ja Kaitseväe või Kaitseliidu veteran. Need on siis need sihtgrupid, mis täna kasutusel on ja need on, ütleme nii, et suht sellises populaarsuse järjestuses mul ka siin ära toodud. Ja tingimus siis käenduse kaasamiseks on see, et vähemalt üks laenusaajatest peab kuuluma sihtgruppi. Kui näiteks laenu taoteldakse koos kaastaotlejaga, siis piisab, kui üks nendest siis kas põhitaotleja või kaastaotleja sihtgruppi kuuluvad. Ja seesama laenutaotleja, kes siis seda kodulaenu endale taotleb, peab saama ka selle eluaseme omanikuks ning varakasutajaks.
Ehk siis see mõte on see, et ma taotlen endale koduostuks laenu, saan ise selle vara omanikuks, et siis on võimalik seda KredEx käendust juurde võtta. Natukene statistikat ka, et KredExi käendust kasutas 2022 aastal 20% laenutaotlejatest ja keskmine omafinantseeringu määr oli KredExi käendusel kasutatavate, kes KredExi käendust kasutasid laenu võtmisel, siis keskmine omafinantseeringu määr oli 12%. Ja kõige populaarsem käenduse meede oli noore spetsialisti sihtgrupp. Ja neid oli tervelt 58% kõikidest KredExi käendusega sõlmitud lepingutest. Võib-olla nii palju siia veel selgituseks juurde, et KredExi käendus on siis selline toetusmeede sihtasutus KredExi poolt, mis on siis riigi poolt finantseeritud ja selle sisu on siis see, et aidatagi siis peredel võimalikult lihtsalt siis kodulaenu saada, ehk siis kui võib-olla muidu oleks vajalik omafinantseering oluliselt suurem varaostul, siis selle puuduoleva osa, mis muidu pank küsiks sissemaksuks, katabki siis ära KredEx käenduse kaasamine ja endapoolne panus siis selle võrra rahaliselt peab olema väiksem. Aga millest tihti valesti aru saadakse, on see, et kui näiteks pank ütleb, et 20% on vaja oma finantseeringut konkreetse kinnisvaraostul ja 10% sellest maksab laenutaotleja ise, siis see 10%, mis puudu justkui on, selle käendab KredEx, aga ta ei anna seda rahas ja ei maksa seda rahas pangale ega kliendile. Et see mõiste on ikkagi ainult käendus, ehk siis KredEx käendab seda laenu, aga raha kui sellise väljastamist eluasemelaenu käenduse juures ei toimu. On küll olemas erinevaid muid KredExi poolt väljastatavaid toetuseid, mida siis juba rahas makstakse kliendile, aga eluasemelaenu käendus sisaldab endast puhtalt siis nii-öelda nagu garantiid panga jaoks, et kui peaks minema halvemini, ehk siis näiteks laenu ei teenindata ja vara tuleb realiseerida ja selle vara müügist ei saa kogu laenu jääk kaetud, siis KredEx maksab selle puudoleva osa siis pangale siis kinni, aga siiski kliendil endal jääb see ikkagi kanda ja tagasi maksta. Ehk siis see ei ole rahaline hüvitis, aga see on siis meede lihtsalt saada see laen esialgu väiksema sissemaksega ja KredEx lihtsalt siis on seal nii-öelda üks turvatunne selle juures pangale juures. Ehk siis laenu summa lihtsalt kliendile saab selle võrra olla suurem. Aga vaatame siis neid sihtgruppe lähemalt ka, et mis see iga sihtgrupp endast täpsemalt kujutab ja mis tingimused peavad siis olema täidetud, et mingisse sihtgruppi kuuluda ja milliseid dokumente on vaja esitada, et siis tõendada sinna sihtgruppi kuulumist. Kõige populaarsemaks siis osutunud sihtgrupp noorspetsialist. Sinna alla kuulub siis laenutaotleja, kes on kuni 35-aastane, kaasa arvatud, ja seejuures ta peab olema siis omandanud kas kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse või siis lõpetanud kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil. Ja lisaks peab olema vähemalt üks alltoodud tingimustest täidetud, et kas siis laenutaotlejal on kehtiv töö- või teenistusleping, juhatuse liikmeleping, ta on nimetatud ametisse seaduse alusel või ta on äriregistris registreeritud FIE-na ja vähemalt 1 aasta tegutsenud. Ja kui on laenutaotlejal katseaeg, siis noore spetsialisti
KredEx käenduse kaasamiseks peab olema katseaeg lõppenud. Ja kuidas siis tõendada pangale, et laenutaotleja KredEx käenduse sihtgrupi alla kuulub, siis noore spetsialisti sihtgrupi puhul tuleb siis esitada pangale kas siis haridust tõendav dokument ehk siis lõputunnistuse koopia, kutsetunnistus või diplom. Saab tegelikult edastada ka Eesti.ee-st väljavõtte, mis siis kinnitab laenutaotleja haridustaset. Ja lisaks siis tuleks esitada tööleping või kui töötasu laekumine ühelt ettevõttelt on olnud vähemalt 6 kuud, siis töölepingut eraldi juurde ei ole vaja. Ja siin on selline väike erinüanss ka, et meil on päris palju ka selliseid laenutaotlejaid, kes on lõpetanud kooli hoopis välismaal, et siis nemad sellist dokumenti Eesti.ee-st kätte ei saa, mis seda haridustaset kinnitab. Nendel tuleks siis küsida vastav akadeemilise tunnustuse kinnitus juurde siis agentuurilt nagu ENIC Naarik. Ehk siis sellest keskusest Eestis on võimalik saada siis tõend. Nemad küsivad veidikene lisadokumente selle välismaal omandatud hariduse kohta ja kinnitavad siis, et jah, see välismaal omandatud haridus vastab siis Eesti mõistes mingile haridustasemele, mis siis vastavalt ka eelpool loetletud sai, mis sobivad selle sihtgrupi puhul. Aga järgmine sihtgrupp, noorpere. Et kuuluda siis selle sihtgrupi alla, peab siis olema kuni 35-aastane vanem, kellel on vähemalt 1 kuni 16-aastane laps või kuni 40-aastane vanem, kellel on vähemalt 2 kuni 16-aastast last. Ja vanema mõiste on üksikvanem, vanemad ühiselt või üks vanem või mõlemad vanemad ka eraldiseisvalt. Ja vanemaks loetakse ka eestkostja. Ja et siin siis selles sihtgrupis tõendada sobivust pangale, siis tuleb esitada juurde kas lapse sünnitunnistus, sünniakt või siis samuti Eesti.ee-st väljavõte laste info kohta. Kolmas sihtgrupp, energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija. Siin need tingimused on eelmisel aastal veidi muutunud ja olengi siia siis täpsemalt ära toonud need erinevad nüansid. Siia sihtgruppi kuulub siis see laenutaotleja, kes ostab sellist kinnisvara, kus siis energiaklass sellel majal peaks olema vähemalt see, kui elamule on kasutusluba antud enne 1. jaanuarit 2019. Aga kui kasutusluba on juba antud peale 1. jaanuarit 2019, siis peab selle maja energiaklass vastama juba tasemele vähemalt B. See punkt puudutas siis juba nagu valminud kinnisvara. Aga kui nüüd on tegemist laenutaotlejaga, kes tahab hakata ehitama ise endale elamut, siis peab tema saavutatav energiamärgis olema vähemalt B ja see leitakse siis energiatõhususarvutuse põhjal. Kui on tegemist aga elamu rekonstrueerimisega, siis peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C ja see leitakse siis jällegi energiatõhususarvutusel. Ja siin siis, et tõestada seda sihtgruppi kuulumist, siis kui tegemist on elamu ehitusega või rekonstrueerimisega, siis tuleks esitada pangale see dokument, kus on siis tehtud see energiatõhususe arvutus ja elamu või korteriomandi omandamisel juba nagu olemasolevasse elamusse
peaks olema siis olemas energiamärgise klassi tõendav kehtiv energiamärgis. Ja see energiamärgis peab olema väljastatud peale 3. maid 2013, sest sellest hetkest muutusid oluliselt nõuded energiamärgise väljastamisel. Ja kui väljastatakse arvutuslik märgis, ehk siis ei saa veel teha päris tarbimise põhiseid tulemusi, arvutada seda energiamärgist selle põhjal, vaid tehakse selline arvutuslik eelduslik, et nende andmete juures, mis selle maja energiatõhusus võib tulla, siis see arvutuslik märgis kehtib 2 aastat kasutusloa väljastamisest, kui on siis tegemist uue majaga, kus seda tarbimisajalugu veel ei ole. Aga kui juba tarbimisajalugu majal on tekkinud ja väljastatakse päris kehtiv energiamärgis, siis üldjuhul selle kehtivusaeg on 10 aastat. Aga energiamärgis peab siis juba valmis varadel siis olema kehtiv ja peab olema siis ehitusregistrisse kantud. Kui on tegemist uue elamu püstitamisega, siis seda veel ehitusregistrist leida ei pruugi, et siis võetakse aluseks energiatõhususe arvutus. Nii, aga siis täitsa ka selline suhteliselt uus sihtgrupp üldse. Siin ka eelmisest aastast on lasterikas pere. Ja see on nüüd see sihtgrupp, kes saab kõige väiksema oma finantseeringuga laenu võtta, et siin võib see oma finantseering olla isegi 5%. Ja lasterikka pere moodustavad siis vähemalt 3–19 aastast last koos kas siis üksikvanemaga või vanematega ühiselt või ühe vanemaga eraldiseisvalt või mõlema vanemaga eraldiseisvalt või eestkostjaga. Ehk siis laenutaotlejatel, kas laenutaotlejal või laenutaotlejatel peab olema kokku siis 3–19 aastast last, et siia sihtgruppi kuuluda. Ja selle sihtgrupi puhul on siis ka need käenduse tingimused veidi soodsamad ja paindlikumad. Ehk siis KredExi tasu on 2% käendussummalt, muudel sihtgruppidel on see 3%. Ja KredEx pakub pangale käendust selle sihtgrupi puhul kuni 50 000 ulatuses. Muudel sihtgruppidel on see väiksem, aga selle kohta tuleb eraldi slaid. Ja selleks, et tõendada siia sihtgruppi kuulumist, tuleb esitada jällegi siis lapse sünnitunnistus, laste sünnitunnistused, sünniakt või siis Eesti e-väljavõte laste info kohta. Siis veel üks sihtgrupp, mis rääkimata on Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtrühm. Ja siia alla kuuluvad siis need veteranid, kes on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles. Ja siia sihtgruppi kuulumist tõendav dokument on siis Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse poolt väljastatud teatis. Ehk siis need inimesed, kes siia sihtgruppi kuuluvad, nad üldiselt on olnud vägagi kursis sellega, et kust nad selle dokumendi saavad ja saavad selle kinnituseks meile siis esitada. Aga nüüd lähemegi siis nende käenduse määrade juurde. Nagu ütlesin, et erinevatel sihtgruppidel on need siis erinevad. Üldjuhul siis on KredExi käenduse määr kuni 24% tagatisvara väärtusest, aga mitte rohkem kui 20 000 eurot. Et mis see siis tähendab? Tähendab seda, et kui näiteks pank ütleb, et antud vara ostul on vajalik oma finantseering 20 000, oletame, et vara maksab 100 000 ja 20% on oma finantseering, ehk siis 20 000 oleks vaja sissemakset, aga laenutaotleja kaasab KredExi ja saab sissemakse 10% peale, siis 10% ehk siis 10 000 tulebki maksta endal ja siis puudu olev 10 000 tuleb siis KredEx käenduse poolt. Ja
see 10 000 nagu näha praegu siis mahuks ilusti selle maksimaalse määra sisse, mis on 20 000 eurot. Kui tegemist on juba kallimate varadega, siis võib juhtuda, et see 20 000 on vähem kui vaja ja seetõttu siis võib-olla tuleb oma finantseeringut selle võrra hoopis suurendada. Aga hiljem näitan ka mõned näited, kus siis võib-olla täpsemalt tekib see pilt sellest, kuidas need numbrid kokku jooksevad. Energiatõhusa sihtgrupi puhul on väike erinevus. Seal on käenduse summa kuni 50 000 eurot. Miks ta on suurem, et üldjuhul siis tuleneb see loogika sellest, et energiatõhusa elamu maksumus on ka tihtipeale kallim. Et seega siis seal see piiravaks see 20 000 ei jääks, on seal antud see summa natukene suurem. Et need tingimused tulevadki siis KredExi enda poolt. Pank küll vahendab või esindab nii-öelda siis laenutaotleja jaoks KredExit ja sõlmib ise kõik lepingud laenutaotlejaga. KredExisse ei ole vaja pöörduda kliendil eraldi, aga need tingimused ette kirjutab siiski meile KredEx ehk me oleme pangana KredExiga koostööpartnerid selles osas, aga tingimused sätestavad nemad. Meie pangana saame öelda, et kas me saame KredEx käendust kaasata ja mis summas meil on seda vaja kaasata, aga need piirmäärad ja kellele me saame seda kaasata, tulevad KredExi poolt. Ja nagu siis ka enne mainisin, et lasterikka pere sihtgrupi puhul on ka erisus, et siin on siis käenduse määr kuni 40% tagatise väärtusest ja mitte rohkem kui 50 000 eurot. Et jällegi suurem võimalik kaasatav summa. Käendus väheneb iga laenu põhiosa tagasimaksega, ehk siis kohe sellest hetkest, kui hakatakse laenu tagasimakset tegema, hakatakse ka seda KredExi käenduse osa väiksemaks nii-öelda maksma ja käendus lõpeb automaatselt siis, kui käendatav osa on laenust tagasi makstud. Kui ma näiteks mainisin, et 10 000 eurot oleks näiteks see kaasatav käenduse summa, siis kui laenust see 10 000 on tagasi makstud, siis see käendus lõpeb ka automaatselt. Et see ei kehti laenu lõpini, vaid ainult nii kaua, kui siis see käendatav osa saab tasutud võetud laenust. Ühel isikul saab olla maksimaalselt üks kehtiv käendus. Kuna tegemist on toetusmeetmega, siis see pigem on piiratud, et see ei ole mõeldud mitme kinnisvara ostmiseks, vaid ikkagi selle esimese ja ainukese kodu ostmiseks. Ehk siis täiendavate kinnisvarade ostmisel peaks siis juba kasutama kas suuremas summas oma finantseeringut või lisatagatist, et siis seal enam KredExit juurde võtta ei saa. Küll aga kui üks KredExi käendusel laen on lõppenud või siis näiteks müün ühe vara maha, tahan suuremat kodu osta, siis saan uuesti KredExit käendust kaasata, et seda kaasata saab korduvalt, aga lihtsalt üks kehtiv leping korraga. Ja KredExi kaasamisel tuleb siis tasuda ühekordne lepingutasu KredExile, täpselt nii nagu te pangale maksate ühekordse lepingutasu laenulepingu eest, siis ühekordse tasu maksate KredExile ka käenduse pakkumise eest ja see on 3% käendatavalt summalt ja lasterikka pere sihtgrupi puhul siis 2%. Ehk siis kui käendus on 10 000 eurot, siis ühekordne tasu on teiste sihtgruppide puhul 300 eurot ja lasterikka pere puhul 200 eurot. Ja need tasud selles mõttes siis läbiräägitavad ei ole, et kuna need lähevadki siis KredExile. Kas on siis lisanõudeid laenu tagatisvarale KredExil? Jah, on. Et siin siis välja toodud ka mõned sellised piirangud, mida siis KredEx ei luba, et tagatisvaral oleks. Et krediidi tagatiseks olev vara ei või olla siis koormatud järgmiste koormatistega, kui on soov kasutada KredEx käendust. Ei tohi olla siis tagatisel kasutusõiguseid või muud piiratud asjaõiguseid päikseelektrisüsteemide, tehnorajatiste omamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks. Ehk siis kui on
sõlmitud mingi leping, kus osutatakse teenust seoses päiksepaneelide panemisega enda majale ja siis selle pealt nii-öelda saadakse tasu, siis seda KredEx ei aktsepteeri üldjuhul. Lisaks ei või siis olla piiranguid selles osas, et on mingi sõidutee tasuline selle varani, mida siis ostetakse pangalaenuga ja tahetakse KredEx käendusega osta. Ja veel siis ka reklaampinnad, et ka reklaampindasid, mida siis paigaldatakse majadele ja nende eest teenitakse raha, et siis samuti ka need ei ole lubatud KredEx käenduse kaasamisel. Ehk siis kõik sellised piiravad asjaolud varal või koormatised varal, millega teenitakse mingit lisatulu, ei oleks siis KredExi poolt lubatud. Teed osas võib-olla veel nii palju, et need läbipääsud on lubatud, kus siis seatakse sellised ilma tasudeta teeservituudid, et jõuda ühelt kinnistult teiseni, kui see läbib teie kinnistut ja selle eest tasu ei võeta, siis see on lubatud. Aga siis need näited, numbrilised näited erinevate KredExi variantide kohta. Esimene näide siis näiteks selline, et kui koduhind on 100 000 eurot ja pank ütleb, et antud vara puhul on vajalik omafinantseering 20%, et 20% oleks vaja, et klient kaasab ja 80 000 annab pank. Aga sooviks nüüd kasutada KredEx käendust ja minimaalset omafinantseeringut, siis sellisel juhul saabki see olla siis 10%, klient tasub 10 000 ja KredEx käendab 10 000. Ja laenusumma sel juhul on siis 90 000, KredExi käendus 10 000. Ja ühekordne KredExi tasu 300 eurot ja laenulepingu tasu 300 eurot. Selline lihtsam versioon, aga teine näide nüüd natukene juba lisanüanssidega. Et kui koduhind on näiteks 250 000 eurot ja pank ütleb, et antud vara puhul me sooviksime sissemaksu 20% ehk 50 000, siis kui näiteks kuuluda noore spetsialisti gruppi, kus KredEx käänab 20 000, siis minimaalsest omafinantseeringust 20 000 ei piisa, sest sel juhul 20 000, kui paneks 25 000 on 10%, kui 25 000 paneks klient, siis 25 enam KredEx käendada ei saaks, sest maksimaalne KredExi käendus on 20 000. Seega tuleb sellisel juhul kliendile omafinantseeringut siiski maksta natuke rohkem kui 10%. Ehk siis 30 000 oleks rahaline omafinantseering ja KredEx käendaks 20 000. Aga jällegi välja arvatud, kui see sihtrühm oleks energiatõhus eluase või lasterikast pere, kus siis KredExi käendus saab olla kuni 50 000, siis saab ikkagi teha siin minimaalse omafinantseeringu 10% ehk siis 25 000 ja ülejäänud käendab siis KredEx. Kui nüüd oleks tegemist ikkagi selle sihtgrupiga, kus KredExi käendus on maksimaalselt 20 000, siis maksab klient 30 000 ja laenusumma on 220 000. Kui on siis sihtgrupp, mis saab katta ära kogu selle puuduoleva omafinantseeringu, siis on laenusumma 225 000 ja KredEx käendab 25 000. Ja KredExi tasu siis vastavalt siis 20 000 pealt 600 eurot ja laenulepingu tasu 500 eurot. No, see on selline informatiivne siin pigem, täpsemalt sõltub ikkagi konkreetsest pakkumisest, et laenulepingu tasu võib olla erinev, aga KredExi tasu on fikseeritud. Milline see käenduse taotlemise protsess välja näeb?
Kõigepealt oleks mõistlik laenutaotlejana vaadata ise algul üle, et kas ma kuulun üldse sihtrühma. Ja selleks ma olen toonud siia ka KredExi lehelt lingi, mis siis viib KredExi kodulehele, kus neil on väga täpselt ära selgitatud see eelmistel slaididel olev info, et mis need tingimused on, et sihtgruppi kuuluda. Ja kui see teadmine on olemas, et jah, ma sinna sihtgruppi peaksin kuuluma, siis selleks, et KredExi käendust taodelda, tuleb pöörduda otse panka. Ja seda saab teha siis esitades panka kodulaenutaotlus. Ja koos selle kodulaenutaotlusega saab märku anda ka seal taotlusel vastavat valides, et jah, ma tahan kaasata KredEx käenduse. Ja kui pangana saame selle laenutaotluse kätte ja näeme, et see KredExi kaasamise soov on, siis me sellega ka laenupakkumise tegemisel arvestame, vaatame ise ka üle, et see sihtgrupi kuuluvus on olemas, teeme laenupakkumise ja küsime juurde siis vastavad dokumendid, kas siis haridust, laste infot ja midagi sellist siis, mis vastavalt vaja on, tõestavad dokumendid. Ja kui siis laenuotsus on positiivne, siis koos laenulepingu sõlmimisega sõlmime ka KredEx käenduse lepingu ja edastame KredExile ka vastav info, et endal ei ole eraldi KredExi poole vaja laenutaotlejal pöörduda, et kogu see info liigub läbi panga, et kliendi jaoks on see üks vastaspool pank ja eraldi ei ole vaja erinevate asutustega suhelda. Aga mõned sellised erisused on ka veel käenduse kaasamisel. Ja mis need siis täpsemalt on, olen siin üles loetlenud. Kõigepealt, kui krediiditaotleja omab Eestis tähtajalist elamisõigust või tähtajalist elamisluba, siis on käenduse andmine KredExi poolt lubatud vaid tingimuselt, et isiku, kellest tulenevalt sihtgruppi kuulutakse, tähtajalise elamisõiguse või tähtajalise elamisloa kehtivus on tagatise andmise ajahetkel samaväärne või pikem kui KredExi vastutuse lõppemise eeldatav tähtaeg. Ehk siis jällegi oletame, et kui KredExi käendus on 10 000 eurot ja laenu põhiosa väheneb 10 000 euro võrra enne, kui elamisluba laenutaotlejal lõpeb, siis on võimalik KredEx käendust kaasata. Kui aga on nii, et see elamisluba lõpeb enne, kui laenust saab tagasi makstud see käendatav osa, siis paraku ei ole KredExi käenduse kaasamine võimalik. Siis tuleb siiski minna suurema omafinantseeringu kaasamise teed. Siis korra juba mainitud, aga siiski siis väga oluline punkt, et korraga võib olla kasutusel ainult üks KredExi eluasemelaenu käendus. Et kui on endal kahtlus, et näiteks varasemast ajast on mingi leping, kodulaenuleping sõlmitud ja nüüd tahaks uut kodulaenu võtta, aga täpselt ei tea ka, et kas seal vanas lepingus KredEx käendus oli kehtiv, et siis seda saab alati KredExist järgi uurida. Aga selle varasema kinnisvara omamisega seoses on üks nüanss veel. Noore pere, noore spetsialisti, energiatõhusu eluaseme ostja ja veterani sihtrühma kuuluvatel inimestel on võimalik käendust kasutada ainult juhul, kui laenusaaja ainuomandis või laenusaajate ühisomandis ei ole laenu taotlemise ajal eluaset. Ehk siis kui mul on täna juba kinnisvara, mida ma eluasemena kasutan ja nüüd ma tahan osta uut kinnisvara, siis hoolimata sellest, kui mul isegi täna ei ole kehtivat KredEx käendusega laenulepingut, ma KredExit kaasata ei saa. Välja arvatud juhul, kui ma võtan laenulepingu sõlmimisel kohustuse, et praeguse eluaseme ma realiseerin 12 kuu jooksul, siis selle võimaluse, selle ajapikenduse on KredEx võimaldanud. Ehk siis 12 kuu jooksul müün praeguse kinnisvara maha ja siis ma saan juba tegelikult
enne seda sõlmida uue eluaseme ostmiseks KredEx käendusel laenulepingu. Ja üks selline nüanss on siin veel, et kui minul näiteks on täna kinnisvara ja nüüd ma soovin osta uut suuremat eluaset koos elukaaslasega ja meil ühist kinnisvara ei ole, siis samuti tegelikult me selle ühise kinnisvara võime KredEx käendusega soetada. Meil ei tohi täna olemas olla ühist kinnisvara. Sel juhul me uut laenu KredEx käendusel ei saa, aga kui meil ühist kinnisvara ei ole, siis me saame seda KredEx käendusega osta. Soetatava või renoveeritava eluaseme omanik kasutaja peab olema laenu saaja. Eluase on lubatud soetada kaasomandisse abikaasa või kaaslaenu saajaga. See punkt tähendab nüüd seda, et kui mina võtan kodulaenu KredEx käendusel, siis minust peab saama ka selle vara omanik ja kasutaja. Välja arvatud siis need juhud, kus ma olen abielus, siis võib omanikuks saada lisaks veel ka abikaasa, muidu ainult mina laenuvõtjana, või kui me võtame koos elukaaslasega laenu, siis me võime saada omanikuks ka mõlemad. Aga nii, et mina võtan näiteks laenu ja omanikuks saab veel keegi kolmas, kes ei ole minu abikaasa ega ei ole laenutaotlusega seotud, nii ei ole KredExi poolt lubatud. Ja samuti ei ole lubatud ka see, et mina kui laenuvõtja ei saa üldse selle vara omanikuks. Ja veel üks hästi oluline nüanss, et KredExi käendusega ostetud vara ei või välja üürida. Ehk siis, kui ma võtan kodulaenu, siis üldjuhul ma ju ostan ka selle endale koduks, aga üldiselt selles mõttes see probleemi selle punktiga ei teki, aga võib juhtuda olukordi, kus elu muutub ja mingil põhjusel on vaja see vara siiski üürile anda. Siis sel juhul tuleb KredExilt taotleda eriluba, kui selleks on mingi mõjuv põhjus. Aga kui pigem see mõte ongi lihtsalt üürida seda vara, et tulu teenida, siis KredEx seda ei luba. Sel juhul on variant KredExi käendus ära lõpetada selles laenulepingus, ehk siis maksta nii palju laenu tagasi, et see KredExi käenduse osa saaks lõppeda. Ja mis veel oluline, et siis kokkuvõte võib-olla olulisematest punktidest, et vähemalt siis üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte laenu sihtrühma. Mõlemad ei pea, piisab, kui üks kuulub. Oma finantseering peab olema siis vähemalt 10% laenu tagatisvara väärtusest. Kui seda 10% ei ole, et siis peab juba hakkama kaaluma hoopis lisatagatise kaasamist, siis ei ole KredExist abi. Aga kui 10% on koos, siis võib olla täiesti nii, et sellest piisab ja saab KredEx käendusega hakkama. Välja arvatud siis lasterikka pere sihtrühm, kus siis oma finantseering võib olla ka 5%. Siin on üks muidugi lisanüanss veel, et vahel võib juhtuda, et teil ongi see 10% olemas, aga ja ilusti katab ära ka KredEx käenduse summa selle vajaliku puudoleva osa, aga pank ütleb ikka, et teil on vaja suuremat oma finantseeringut. Siis millest see võib tuleneda, on see, et sissetulekute poole pealt ei pruugi olla võimalik nii suure laenu väljastamine. Ehk siis oletame, et jällegi seesama, et kui vara maksab 100 000, teil on 10% olemas ja tahaksite laenu 90 000, siis muidu justkui kõik klapib, aga oletame, et sissetulekute järgi oleks maksimaalne võimalik laenusumma 70 000. Siis siin nagu KredEx ei päästa, sest tema katab ainult selle puudoleva tagatise osa, mitte maksevõime osa. Ehk siis me vaatame mõlemat, nii seda tagatise poolt kui ka sissetuleku poolt. Ja kui tagatise poolest me saaksime 90 000 anda, aga sissetulekud võimaldavad hetkel ainult 70 000, siis siiski tuleb kas valida odavam vara või suurendada oma finantseeringut. Laenu käenduse suurus siis kuni 20 000, energiatõhusa eluaseme ostja
puhul siis kuni 50 000 ja lasterikka pere sihtrühmal siis samuti kuni 50 000. Siis on tulnud ka vahel küsimusi, et kas laenusummal on piirmäära, et kui suur see laenusumma saab olla, et üldse KredEx käendust kaasata, siis seal piirmäärasid ei ole. Lihtsalt kui vara on juba väga kallis, et siis võib juhtuda, et see 20 000 näiteks KredEx käendust lihtsalt peaaegu üldse ei aita ja ikkagi on päris arvestatava omafinantseeringusumma vaja kaasata. Aga muidu otsest piirangut ei ole, kui kallis see vara võib olla, mida KredEx käendusega osta. Käendustasu siis võib-olla siin veel ütlen selle korra üle uuesti, et see on ühekordne, et võib-olla vahel jääb selline arusaam, et nüüd iga kuu tulebki lisaks laenumaksele maksta ka seda KredEx käenduse tasu. Et seda ei tule, see on tegelikult pigem nagu selline lepingutasu ehk siis ühekordne tasu, mis tasutakse siis laenulepingu sõlmimisel 3% siis üldjuhul ja lasterikka pere sihtrühma puhul siis 2% sellest käendatavast summast. Ja veel võib-olla üks selline info, mida KredEx on võimaldanud, on siis lapse sünni kui ka olemasoleva lapse puhul võimalik saada laenupuhkust kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Miks on oluline, on see, et muidu tavamaksepuhkust taodeldes tuleks saada selleks luba KredExilt, kui on KredEx käendusega laen, aga antud juhul siis kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ei ole KredExilt eriluba vaja. Vot nii, aga täna ma olin isegi väga kiire. Jõudsime valmis oluliselt rutem kui tunni ajaga. Aitäh kuulamast ja ilusat saabuvat suveaega. Suvel teeme kodulaenuseminaridega väikese pausi ja kogume mõtteid sellel teemal, mis võiksid olla huvipakkuvad teemad alates sügisest ja sügisel kohtume taas. Nii et kõike head ja head aega!